tööpäev on läbi. Kell on 17.17. Väga ilus, saame soovida kõik. Aga nüüd on siis see asi plaanis, et enne kui ma koju sõidan, ma lähen sinna Abakani juurde. Et siis 5-7 on see -33% kõik. Kõik asjad seal poes. Ja nüüd ma saan kohe tööhetk, kui ma sinna sõidan. Kas lõngapoodides on ka sellised soodukal niimoodi nagu musta reedel. Et kõik rahmavad üksteise eest ära lõngavihtasid. Ja jube möll on, kes mida saab. Kui see on nii, siis ma loobun. Ma ei ole jah kunagi kogenud seda varem. Nii et loodetavasti, kui me nüüd näeme järgmine kord, siis ma ütlen, et seal oli täiesti normaalne ja ma sain kõiki asju, mida ma tahtsin. Aga no, ühesõnaga. Näeme mõningate minutite pärast. No nii. Käidud. Ja väga rahulik oli. Kell on 17.47. Jalutasin rahulikult. Keegi ei rapsinud, keegi ei rabelenud. Kõik oli väga sujuv. Need lõngapoe soodukaid võiks olla tihedamini. Selliseid ka. See müüja oli ka lõpuks nagu, kas midagi on veel vaja. Mul on nagu kõike. Ma lihtsalt oleks nagu tahtnud nii palju asju, aga ma keskendusin nagu 2 projektile, mis mul on ees. Mul läks kokku 29 eurot ja 2 senti ja ma sain selle eest. Ma olin nagu, sõitsin siia poole nagu umbes üle 100, küll ei taha kulutada, vaata. Praegu on siuke tunne, mine tagasi siis ausalt. See on nii hea soodukas. Ülejäänud päevad on 20% nüüd. Ma mõtlen välja, kui ma tahan midagi. No ma isegi sellepärast osta, et soodukas on. Aga ühesõnaga, mul on 2 projekti ees. Üks neist on nendes toonides padjakatted magamistuppa. Sest ma tahan nagu sellist rohelist tooni tuua sisse. Ja teine on mammu tahtis just hästi, mida ma ei oska kirjeldada. Ma panen siia kõrvale selle. Ja see tuleb sellistes toonides. Kuigi see padjakatte lõng on ausalt endast pehmem. See on ka nagu, ta ei ole nagu kare otse, palja keha peale, ta nagu nii ei pane enne. Ja padjakatet asja, ma oleks ostnud rohkem neid lõngasid. Ja need said otsa. Äkki ma oleks saanud neid juurde küsida riiulist või et oleks tagant juurde toodud. Ma ei tea, miks ma mõtlen selle. Vahetuna. Siis ma tulen tagasi ja küsin selle 20%-ga ostan lisaks juurde, sest tegelikult ma tahaksin sama sellistest toonides teha endale voodikatte ka. Sest et mul läheb praegu päris hästi. Või ma ei tea nüüd, kui hästi. Mantlit ma eegeldan praegu miski 2 kuud juba vist. Aga see on suur objekt ka ja arvestades nagu kõigide muude tegemiste kõrvalt on ja. Minu arust mul läheb väga hästi sellega. Mantel on peaaegu valmis, sealt kõrvalt on Laureni kampsun. Ma nägin üks, nüüd mul on piinlik, aga mul ei tule meelde, kes mulle saatis selle. Helena vist saatis video, kuidas siis aasta lõpus nagu näitad kõiki asju, mis sa selle aasta jooksul oled teinud nagu ise. Kui tund või eegeldanud või mida iganes. Ja ma tahaks ka täiega teha seda. Ma ütlesin, et algus need beebitekke ja neid ma ei saa ju näidata, kas mul tuli meelde, et need tegelikult ma tegin eelmine aasta. Sest eelmine aasta jõuludeks ja nii. Nii et selle aasta projektid mul ongi, pajalapid olid ühed, need ma andsin ära juba Anamale. Ja kas ma ei olegi siis rohkem tõesti teinud või? Ei
ma pean nüüd tõesti mõtlema, kas ma ei ole tõesti midagi rohkem teinud peale selle mantli siis või. Praegu on ju aprill juba. No võib-olla ei ole ka. No vähet ei ole. Poncho. Poncho, mantel, lallu, kampsun, mammu, see asi. Ja siis vaatan, kuidas nende padjakatetega läheb. Aga igastahes jaa, nii armas oli selline, et nagu suur soodukas ja selline sünnipäev ja siis veel küpsist pakuti kassas ja viied olid nii toredad rõõmsad ja siis eelmine, kes meie ees nagu maksis. Isegi ei olnud järjekord, ta nagu läks ära ja siis mina jõudsin kassasse. See kahju oli tegelikult natuke, et mõtle nagu müüjaid oli hästi palju tööl ja täna nad olid tund aega kauem lahti, et ilmselt nagu võib-olla arvati, et tuleb rohkem rahvast, äkki veel tuleb, ma ei tea. Tahaks nagu, et neil oleks tore sünnipäev, aga ühesõnaga, et see, kes minu ees oli kassas, see nagu soovis, et palju õnne siis sealt sünnipäeva ka ja nii, ja siis ma tahtsin ka soovida, aga siis, kui ma hakkasin ära minema, siis mul oli suu küpsist täis, mida nad mulle pakkusid, ma ei saanudki õnne soovida neile. Aga väga lahe, väga chill. Lõngapoe sooduka ralli on täpselt sama chill nagu lõnga kasutamine kodus. Ma olen nii rahul. Aga jah, nüüd ma lähen koju, võtan õhtu kokku ja eks ma näeme jälle siis, kui näeme. No tšau! Täna mul kodukontori päev. Enamus asju tehtud, mida ma tahtsin teha. Üks asi on nüüd veel teha õpilase töö üle vaadata. Täna tuli uudis, et üks klient kukub ära. Mitte mul nagu isiklikult, aga ettevõttel, aga see on sama. Aga ta oli tegelikult siuke klient ka, kes nagu maksis kõige vähem ja kellega kõige rohkem jauramist oli, et võib-olla elu jälle andis mulle seda, mida mul vaja oli, aga kuidagi nagu ebakindlatel aegadel ei ole nagu hea meel, kui siuksed asjad juhtuvad. Aga nüüd on see, et väiksemal on homme teevad mingit etendust lasteaias või kuskil ja tal oli eledaid pükse, aga tal ei ole ühtegi paari. Nii et ma tulin kaubapajakasse tegelikult. Lähen otsin talle eledad püksid, aga tal on sünnipäev ka tulemas, et mingi kingitus, mingid kingistused oli olemas, aga emal oli ka ei olnud ja siis ma ühe nagu andsin emale, et ema saab kinkida. Ja nüüd ma peaks midagi juurde vaatama, ma lähen muidugi veel sinna Brüsselisse tööreisile enne sünnipäeva täpselt, või tegelikult tema sünnipäeva õigel päeval ma olen seal, et äkki ma saan kuskilt lennujaamast midagi lahedat. Aga samas, tegelikult need Sol de Janeirole on need uued spreid hooajalised, nagu nad teevad. Et tahtis neid, aga need ma mõtlen, et ma saaksin lennujaamast ilmselt odavamalt kui siit, on ja. Ja teine asi on tegelikult see, et ma vist ei viitsigi täna minna neid asju vaatama, sest laupäeval ülehomme me mineme ühele ettevõtjate galale Pärnu kontserdimajja ja kui ma gala lõin sisse, et mida selga panna, need pildid olid päris hirmutavad. Nii et ma ei kujuta üldse ette, et ma pean ilmselt minema homme niigi endale vaatama mingeid riideid, sest mul ei ole mitte midagi sellist nagu. Ma arvan, ma olen kapid läbi tuhlanud. Hooaeg on ka siuke, et päris suvini veel ei ole. Et ühesõnaga ma oleks pannud võib-olla selle kleidi, mis ma eelmine aasta Rando sõbra ja siis kui Rando sõber abiellus. Ma selleks ostsin nagu sealt Denim Dreamist või kuskilt. Aga praegult on nagu nii külm alles ja see on nii lahtine kleit, et see on nagu suvekas ikkagi täielik, nii et ma ei tea, aga ma arvan, et homme peaks tegema siukse päeva, kus ma käin. Ma hüppan täna läbi Lindeksist, siis seal on mingi soodukas jälle. Aga homme linna ka minna. Ja ma ei tea, mida jalga peab panema. Mina ei tea, kuidas teil üldse kingad jalas, siis ma sukapüksid alla panen. Siis palja jala peal sellised ilusti on. Aga ma ei saa paljaste jalgadega minna sinna. Ja sukkadega niimoodi hakkavad loksuma kõik kingad kuidagi jalast ära ja ebamugav on käia, et ma ei tea, mis on, ma olen päris mures selle pärast, aga see on mul nagu oluline, töö mõttes on oluline, et ma sinna üritusele lähen ja mul on tegelikult ühe koostööpartneri käest sain need piletid. Et ma igal juhul tahan minna sinna ja Berit tuleb kaasa muga mu +1, sest et ettevõtjad ka ja.
aga ühesõnaga ma lähen teen tiiru kaubamajakas, vaatan, mis ma siit leian. Tegelikult peaks Jyski ka mingi, et minna, seal oli lahe see kunst, oliivipuu nagu kunst. Tahtsin seda osta, aga ma praegu mõtlengi, et kui nüüd kliendid ka ära kukuvad, siis ei ole võib-olla sisekujunduse võivad mõtet nii väga praegu laristada. Aga jah, vaatame, mis mul õnnestub leida. Let's go! Käidud, tehtud. Mul pole kaua aega rääkida, sest et kuna mul on 3 last, siis üks neist helistas nagu niimoodi, et põhimõtteliselt kogu aeg keegi helistas. Iga mingi 50 minuti tagant. Ma ei tea, palju mul tegelikult läks. Vähem kui tund. Douglas oli mingi uus lahe müüa. Minu arust on uus, mina ei tea, mina pole näinud teda varem. Nagu lõhna need testrid. Need uued Sol de Janeiro, need suve limited lõhnad. 2 tükki mul jäid silma. Või 3 oli siuke, et niikuinii meeldib. Selles mõttes, aga 2 tükki on siukest, et ma mõtlen, kas arvasin alguses, et roheline raudselt meeldib mulle kõige rohkem nagu nende nootide järgi. Aga praegu ma ei teagi. Aga roheline on kindlasti kõige huvitavam. Aga ühesõnaga, Takos on mingid kupongipäevad. Meilis oli 30% kupong, nii et ma otsustasin, et ma ostan ära need puutkat piksad, alt laienevad. Sest et sain nad põhimõtteliselt, ühesõnaga 30% soodukad on ja 20 euroga. Siis lapsed kui helistati kogu, et too midagi, ma ei tea, võtsin Candy Popist mingid, siin on väidetavalt on need TikTok viraalsed mingid kristallkommid. Ma loodan, et neil on hea meel. Siis endale nii-öelda õhtusöögi nurgakiviks kitsa juustšilliga ja viigi marjamuus. Mul on oliive, mul isegi veini. Viimasele ma veini lihtsalt viitsinud juua. Viitsi nagu uimane olla. Tahaks nagu mitte uimane olla. Siis võtsin Candy Popist, need olid juustukuningast ja need juust ja see. Aga Candy Popist võtsin 2 muna. Ma arvan, võin Randole selle salaja, selle riissis. Seda ma kujutan ette, kuidas see maitseb. Aga see Cadbury oma ma olen alati tahtnud proovida. Ma ei ole saanud. Siis sain väiksele pükse homseks etenduseks. Ostsin need klambrid veel, et sinna kaalal äkki ma mõtlesin, et paneks ühelt poolt nagu juuksed kinni. Äkki oleks ilus. Ja teine variant on, et selle klambriga panen nagu pool ülesse näiteks või midagi. Vaata, mõtlen. Aga jah, sain talle, ma poleks elu sees arvanud, et kõige soodsamad püksid nagu sellised, et ilma proovimata julged osta, ma saan Lindexist. Ja seal oli siuke soodukas praegu, et ma sain 11 euroga 2 paari pükse. Et võib-olla ühed on pikad või mõlemad, aga homse päeva käib ära ja siis lihtsalt ootab, kuni jõuab sinna sisse kanda. Ja siis lähen mina siis sinna Denim Dreami ja Denim Dreamis mulle väga meeldib. See on väga super müüjad. Ta ütles mulle pärast, kui ma välja astusin, et minu arust te tegite väga hea valik. Või ta ei olnud nagu hea veel, ta ütles seal väga kihvti valiku või kuidagi nagu midagi siukest. Ja võib-olla ta ütles ta kõigile, aga mulle meeldib mõelda, et ta ütles mulle, sest ma ostsin selleks kaalaks endale täiesti siukse kleidi, mida ma ei kujuta ette. Ma panen siia mingi video, ma vist sain teha, aga seal ei ole nagu aru saada, kuidas see on või mida ta seljas läheb. Ühesõnaga ta on täiesti nagu siuke vormitu, et üldse mitte kehasse, mitte midagi juurde ei anna figuurile. Aga mul on nii ükskõik, et ma arvangi, et see ongi lahe. Ma veel mõtlesin, et panen vöö peale, aga esiteks siis ta kaotab nagu mõtte ja teiseks tõmbab äkki lühikeseks. Nüüd ma proovin, kas see mu beežide kingadega sobib. Et jalanõud võiksid nagu mingid lahedad juures olla.
ja kas heledate või tumedate sukkadega, ma arvan, teen tumedad sukkad, beežid, kingad ja kotti, ma ei tea, ja ta ütles mulle, ma nagu rääkisin emaga telefonis just, et noh, et äkki nagu keegi tuleb vastu seal samasugustega. Ja ta ütles, et ei ole võimalik, et need on nagu mingid näidised olid soodukaga 50%. Ma unustasin öelda, ma ei mäleta, mis see maksis. 30 euroga on ja. Ja ta ütles, et see on nagu praktiliselt võimatu, et kunagi keegi samasugust kleidiga tuleb, sest need on mingi peakontorist saadetud näidised, nagu, mida nagu, et noh, et mida müüki võtame ja mida nagu pole müüki siis võetud. Ja need on nagu need näidised, et müüdi siis 50% soodukaga enne. Nagu ma aru sain. Ma ei mäleta täpselt. Siin ei olegi. Teenisin 31 senti boonusraha. Ja see on kogu mu boonusraha saldo. Seal poes. See üks teine pood on veel, mis müüb sarnased firmad asju, aga seal ei ole. Nii mõnus teenindus. Ma ei tea, mis siin on ikka lapike kaasas, et seda kleiti ilmselt tehakse ka siukest roosat. 60 eurot jah, on ta muidu maksnud. Nii et ma olen väga elevil. Ma olen nii, ma ütlen, nii on endale ka pähe löönud see, et ma olen täiskasvanud inimene ja teha, mis ma tahan. Et ostan siukseid kleite, mis ma kunagi pole arvanud, et ma ostan. Ja need püskidega olen väga rahul, sest et nad on hästi ilus värv. Ma ei proovinud muidugi, aga ma eeldan, et 38 on okei. Oleksin 40 ka igaks juks võtta, aga teksad võiksid nagu rohkem ümber olla, sest et nad venivad käies välja. Nii, ja nüüd ma lähen ja sõidan koju, kus kõik ootavad karjas juba. Aga ma olen nii rahul. Ma tunni ajaga tegin selle. Kõik käisin läbi ja kõik vaatasin rahulikult üle. Ja ei ostnud midagi tegelikult nagu, noh, ütleme, see juustu oleks võinud ostmata jätta ilmselgelt on. Aga noh, juustu võiks alati ostmata jätta, aga kunagi nagu ei jäta. Juustuga, nagu jälle selline lugu on. Seal oli kusjuures kitse piimast sinihallitus juust. Ja see kõlas nii lahedalt, kui me järgmine kord mingi veini juustu õhtu teeme, siis ma kindlasti ostan seda, sest et küsisin ka selle müüja käest, et kuidas see nagu maitseb. Ja see ei olnud nagu see suur lahtine, ta oli nagu kinnised seal on ja pärast ei mõtlema, et tobe oleks olnud, kui see müüja nagu, noh, ta ei tea, võib-olla pole kõiki proovinud on ja. Aga ta oli kohe nagu, jaa, see on, rääkis ära, et ta pidi olema hästi soolane ja see sinihallitusjuustu maitse nagu viskab üle natuke ja no mul pole vahet, mulle meeldivad mõlevad nagu nii sinihallitus kui kitse on ja. Aga et kui muidu on sinihallitusjuustud siuksed pehmed, et see pidi nagu siuke kõva vana juust olema. Suu niimoodi jookseb vett praegu. Et väga lahe, seda ma kindlasti tahan mingi hetk proovida. Võt, aga praegu lähen koju, ma pean nüüd vaatama veel jah, et sukk ja king ja noh, kott ja mingi siukest asja vaatan üle kodus, mis sinna juurde võiks olla. Aga ma arvan, et ma olen küll kleidi valikuga nagu mega rahul. Ma proovin mingi hea pildi või video panna, kui ma sinna kaalale lähen nagu, et milline nagu see asi siis välja näeb lõppkokkuvõttes. Aga pärlid tahaks panna. Pärlitega klamber ja beežid kingad. Kõlab nagu plaan, kõlab nagu hea plaan. Aga võt, ma ei tea, kas mina tahtsin need toredad tehtud, nagu sama toredad, tahaks seda positiivsust kuidagi saata siit läbi, sest mul on kuidagi nii hea tuju ja nii hea tunne. Ma nii muretsin selle pärast, et ma loodan, et sul on hästi ükskõik, kas hommik, õhtu või lõuna. Tõmban selle vlogi siin kokku ka ja näeme siis, kui näeme. Tšau! Muidu ma oleks isegi võib-olla selle kleidi pannud, mis ma eelmine aasta nagu sõprade sünnipäevaks ostsin, Rando sõprade sünnipäevaks. No, mitte sõpradega, sõbrajad ja naised. Mitte sünnipäevaks. Või siis teine variant on, et ma panen nende pärlitega nagu, selle